Kütuse hind on see, mis paneb paika meie liikumise võimaluse. Kütuse hind ka reguleerib üle maailma väga paljude eluvaldkondade tööd. Teenimatult vähe on meil seni tähelepanu pööratud sellisele autokütusele, nagu on gaas. Kui me vaatame meie uuema tankla Keila tankla hinnaposti, siis hinnapostil on näha, et see gaasi hind on üle poole odavam kui bensiin ja diisel. Ehk et lühidalt öeldes see ongi see põhjus, et miks me seda gaasi või hetkel LPG gaasi siis propageerime väga. Alexela on väga ulatuslikult ette võtnud LPG kui kütuse propageerimise. LPG-d on võimalik transportida veokitega analoogselt nagu bensiin ja diislikütust. Ehk et selles mõttes seda on tanklad on mugav ehitada. CNG-ga on see natuke keerulisem. Mida peab inimene endale kõigepealt selgeks tegema, kui ta tahab osta enda autole ikkagi gaasiseadmed? Mis neis kõige alus võiks olla? No kõige alus on see, et see inimene sõidab piisavalt palju. Et need inimesed, kes on linnas ja sõidavad tööle 2, 3, 4 kilomeetrit ja koju tagasi, siis ilmselt seda efekti ei teki. Aga kas on näiteks täna siin Keilas, et inimesed, kes käivad Tallinnas tööl, igal juhul on see mõttekas, sest et see efekt tuleb ju siis välja, kui te palju sõidate. Mis see sääst võib näiteks olla, kui siin hakkama rääkima mingitest läbisõitudest? Sääst on peaaegu pool, rahaliselt peaaegu pool. Et kahtlemata see seade maksab raha, eks et see mõte tekibki siis, kui te sõidate palju, et see seade maksab circa kuskil 1000 eurot, et nii 25 000 kilomeetrit on see tasuvuse aeg. Et inimene, kes sõidab 25-30 000 aastas ja tarbib oma autot vähemalt 3-5 aastat, siis nad on mitmed tuhanded, mis ta kokku selle jooksul hoiab. Levinud on arusaam, et gaasiseadmed paigaldatakse suurte mootoritega autodele, mis palju kulutavad. Algselt me ise nägime ka, et see on selline suurte Ameerika autode teema, aga täna on see pilt hoopis teine, et samas kõrvalgi meil Alexela pakub rendiautosid Fiat 500 näol, mille kütuse tarbimine on suht väike ja mootor on 1,2, aga siin tekib see efekt, et siin ei ole vahet, on see väike auto, keskklassi auto või suur, et ikkagi tulen selle juurde tagasi, et kui te sõidate palju, siis te igal juhul hoiate raha kokku. Siinkohal jõuamegi täiesti uue võimaluse juurde. Gaasiseadmetega autode rent Keila jaamas. Seda selleks, et oleks võimalik ise kogeda erinevust. Me need rendiautod oleme just sellepärast nagu siin kasutusele võtnud, et mitte nüüd hakata rendiärisse sisse minema, et pigem see, et just anda inimestele võimalus proovida, aru saada, et gaasiga sõites, et see tunne on täpselt sama, et siin ei ole midagi hirmutavat ja ei ole gaasihaisu ja ohtu, ja jõudlus ja võim on täiesti olemas sama, mis bensiinimootoriga autol. Kuidas ma seda autot rentida saan? Mina kui klient tulen siia Keilasse ja lihtsalt siin samas jaamas saangi selle kohe. Absoluutselt, et tulete uksest sisse ja küsite meie teenindaja käest, et soovite autot rentida ja nii see on, või siis läbi Alexela kodulehe. Teenus on uus, aga väga populaarne. Kohe kindlasti aitab see leevendada teatud hirme gaasiauto ees. Üks selline on näiteks bensiinile üleminek. Hetkel ongi autol gaas otsas, me sõidame bensiini pealt, kuna kõik LPG autod alustavad oma sõitu bensiinil ja kui mootori töötemperatuur on 30-35 kraadi, siis ta lülitab ennast automaatselt üle gaasile. Et selles mõttes, et põhimõtteliselt keegi kartma nagu ei pea, et tema aru ei saa, millal üks või... Hetkel kuuletegi. Seesama signaal annabki märku, et gaas on otsas ja auto jätkab sõitu bensiiniga. Üks nupule vajutus ja ümber lülitamine saabki teoks, ei midagi keerulist. Veel ka gaasi tankimisest. Antud autol on siis gaasi tankimine toodud täpselt samasse kohta, kus bensiinigi tangitakse. Osadel on tankimiskohad ka toodud muude kohtade peale. Põhimõtteliselt on tankimine sama. Antud momendil on meil siis tankimine tehtud ja kõige võib-olla selline nagu omapärasem moment ongi see, et kui me nüüd päästame selle püstlusid lahti, siis väike tört sellist gaasi tuleb siit välja, mis võib nagu algselt ehmatada, et ma teen selle korra ära ka. Aga see ei ole midagi hirmsat. Aga see ei ole mitte midagi hirmsat ja on tunda korraks sellist gaasihaisu, aga muidu see protsess on täiesti sama. Antud juhul on selline väike adapter siia ka vahele pandud. Ja mis kõige muidugi meeli ülendavam on, kui vaadata ikkagi neid numbreid, mis siin tabloo peal on, siis see näitab ikka eredalt ära, et see on ikka oluliselt odavam kui ükskõik mis muu mootori kütib.
No see on väga meeldiv moment ja ma tunnen seda mitu korda nädalas, ütleme nii. Alexela on võimeline iha seisma ka gaasiseadmete paigalduse eest. Samuti garanteerib, et autode garantiiajaga selles suhtes midagi ei muutu. Me oleme nagu põhjaliku töö teinud see mitme aasta jooksul, et meil on välja kujunenud oma kindlad koostööpartnerid, keda me usaldame, kelle paigaldus on kvaliteetne, kelle seadmed on vastupidavad. Et see info tegelikult on samuti kõik Alexela Oili kodulehel olemas. Ja me plaanime ka tegelikult seda teemat natuke veel laiendada, et hakata tulevikus ka ise paigaldama. Ja täna me pakume ka tegelikult klientidele Alexela poolt ka järelmaksu nendele seadmetele. Sisuliselt saate null sissemaksuga endale seadme paigaldada ja te olete juba esimesest kuust põhimõtteliselt kasumis või mitte kasumis, või säästate. Täna on meil juba 22 tanklat ja me oleme tegelikult pea igas maakonnas. Ja plaanis on veel mõningad tanklad juurde ehitada. Täna on just valmimisel Tallinnas veel Mustamäe teel üks tankla ning Pärnu kanti on tõenäoliselt tulemas lähikuudel veel üks tankla. Et ega me neid tanklad niisama ei ehita, et me näeme, et tarbimine on ka kasvanud. Et ma võin öelda, et circa 2-3 korda on tegelikult tarbimine siin 2-3 aasta jooksul kasvanud. Kuigi levinud mootorikütuste hinnad on paar aastat olnud suhteliselt madalad, siis ilmselt see hinnapidu kaua ei kesta. Uuel aastal seisab ees kütuste aktsiisitõus, mis veelgi enam muudab aktuaalsemaks gaasi kasutust. Selleks aga peab valmistuma juba nüüd.